Lõppenud aasta oli poliitikas osalejatele nagu Ameerika mäed ikka üles ja alla. Tõsi, enamike jaoks alla ja alla, aga aasta algul oli mõni lootusrikas. Mis puudub parteide ja erakondade populaarsusreitinguid, et siis Reform möödub jälle Isamaast. Ärge muretsege, me oleme oma vormi suutnud alati hästi ajast. Reformierakonna jaoks läksid asjad halvaks siis, kui rahvale oli aeg makse maksta. Võib-olla et neid makse, mis ei muutu, on vähem kui neid, mis muutuvad. Meeleoludest haaras kohe aasta algul kinni Isamaa ja hakkas kordama igal võimalikul ja võimatul juhul oma loosungit. Eesti huvides on poliitika muutus. Pigem tulla õlg alla panna riigile keerulisel ajal, mitte istuda ukse kõrval ja ainult kritiseerida. Kuulge, ma küsin teilt ausalt, mis Eestis ei käi Michal ja Ligile närvidele? Läbi aasta oli jagelemis küll superandmebaasi loomise, pangaarvetelt sobramise kui ka politseikaamerate numbrituvastusega. Tundub imelik või? Aga samamoodi püüab riik praegu kõikvõimalikul moel inimese ellu piiluda. Terve aasta toimus ka põhimõtteliselt pausideta automaksu vastane liikumine. Automaks on kindlasti üks terav vahend, millega inimeste taskudest võetakse raha veelgi rohkem. Raha teema oli muidugi Kõlvartile tähtis. Veebruaris lõppes 5 aastat kestnud Porto Franco kohtuasi ja Keskerakond peab karistuseks maksma 1 miljoni. Keskerakonnale mõistetud rahalise karistuse puhul on võimalus, et Keskerakond tasub selle vabatahtlikult enda eelarvest ja teine võimalus on siis see, et Keskerakonna suhtes hakatakse otsus sund täitma. Reitingute mõttes oli see Keskerakonnale suur löök ja üldiselt arutasid arvamussaated, et toetuseta ja rahat erakond on varsti poliitikas kadunud. Teema oli Martin Helmele aga väga magus, sõna otseses mõttes. Nimelt lubas Martin Helme Kaabo ära süüa, kui Porto Franco asjas Keskerakond süüdi jääb. Aga jäi. Kaabuks oli täna aga kaabukujuline kohuviimatort šokolaadiga. Tuleb öelda nii, kuidas see selles kolmanda planeedis nalja ka ei või teha, ikka tohib nalja teha. Ükskõik, mis on probleem, lahendus on alati üks. EKRE. Igaks juhuks tuletame meelde, et EKRE on sama, mis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. See tekitavad segadust. Sellepärast muutis see erakond selle aasta aprillis lausa oma nime. Kõik teavad EKRE-t ja siis nad lähevad valimiskabiini ja hakkavad otsima EKRE-t ja tuleb välja, et seal ei olegi sellist parteid nagu EKRE, vaid on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ja me lihtsalt lisame oma nimele ette täheühendi EKRE, kriips, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Sellisel juhul iga viimane kui valija leiab meid ka kabiinis üles. Rahast rääkides ei maksa aga unustada, et terve esimese poolaasta maksis iga päev riik 3000 eurot Euroopa Liidule trahvi, kuna poliitikud ei suutnud konkurentsiseadust vastu võtta. Eesti 200 ja sotsid vaidlesid. Minul ühisosa paistab, ma üritan seda öelda. Lahendus oli see, et sotsidele anti jalaga. Ma tean, mis meile öeldakse, meid saadetakse minema. Selle otsuse Reformierakond hommiku Kristen Michal tähendab ainult teada. Nad asetasid ennast ju oma sõnumites juba ammu valitsusest väljapoole. See tegelikult on isegi ka varasemas valitsuses nii olnud, et nad on ikkagi retoorikas paljudes küsimustes valitsusega justkui vastakuti. Sellist diplomaatia. Ja, praegu teeme selle näitemängu ära teie jaoks, et meile nüüd toimuvad läbirääkimised, et ma siis teen selle viisakalt ära. Nii saime uued ministrid. Sotsiaalministri, kes ütles kohe, et ega ta sotsiaalvaldkonnast suurt tea. Seal on väga hea eeltöö ära teinud minister Riisalo ja kindlasti ma jään tema tarkusele ja nõuannetele ka tuginema. Seal ma ei ole nii suur ekspert. Siseministriks saime kogemustega abipolitseiniku. Kuigi ma ei ole saanud sinna väga palju panustada, aga need mõned tunnid, mis ma olen saanud, need on päris silmi avavad olnud. Regionaal- ja põllumajandusministriks sai Eesti mehe, kes ikkagi ladunud puuriita. Et ega Henrik Terras ei pea põllumeheks hakkama. Ma esiteks olen väga tänulik, et mul selline võimalus on. Kui ma nüüd seda valikut vaatasin, siis mulle tundub, et seal neil läks juhatuses midagi sassi. Et tegemist on siin mingi tööõnnetusega. Tegelikult kutsuti sotsiaaldemokraatide asemel valitsusse Isamaad, kes aga eelistas olla opositsioonis. Inimestel tuleb katsuda nüüd ise hakkama saada. Kogu selle poliitilise segaduse taustal astus kevadel esile aga täiesti sõltumatu ja mingite oma huvideta analüütik, kes erapooletult ja poliitiliste huvideta ütles tõe, kui halb valitsus meil ikka on. Majanduslik toimetulek peredel on halvenenud ja nende inimeste või nende perede osakaal, kes enam jooksvate kulude katmisega jooksvatest sissetulekutest ei saa toime, nende arv suureneb. Isamaa parteil on väga suur
vastutus, sellepärast et ootused on seatud just nimelt Isamaa erakonnale. Ja siis lõi välk selgest taevas sisse Tallinna linnavalitsusse. Välguks oli Reformierakonna tallinlaste juht Pärtel-Peeter Pere, kes tuliselt nõudis, et lasteaia kohatasu kaoks Tallinnas. Me teeme selle asja ära, et me kaotame lasteaia kohatasu. Meie oleksime teinud selle hea meelega täna ära. Ma olen sellele olnud isiklikult alati vastu. Kui mina pidin olema see ninamees, kes seda siin suvel kaitses, siis sellepärast, et Reformierakonna Tallinna juhatus andis mulle säärase käsu. Sügise poole hakati rohkem rahast rääkima. Kokku tuli panna riigieelarve, selgus, et puudu on rekordiliselt. Tulumaks ja näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõus jätab ikkagi inimestele võimalikult palju raha otse arvele kätte. Võetakse Eesti riik miinuseelarvega, võtab laenu, et maksta suurem osa, kõige suuremad summad kõige rikkamatele inimestele. Opositsioon muidugi laenu ei võtaks ja maksaks igale poole raha kuhu vaja. Kust tuleb raha? Kes konkreetselt maksma hakkab? No seda on võimalik rääkida siis, kui see valitsus oled. Selles vaimus tulid valimised. Isamaa hoiatas, et Keskerakond võib võimule saada. Keskerakonna ainuvõimuaega jäi tegelikkuses ikkagi niisugust onupojapoliitikat, läbipaistmatust, soovimatust üle minna eesti keelele, aga ka ütleme siis käpardlikkust. Lõpuks jagasid Isamaa ja Keskerakond ikkagi omavahel võimu Tallinnas. Teised jäeti oma aega ootama ja kuigi Reformierakond oli sellel aastal palju kaotanud, siis mitte optimismi. Meie plaanid edasiseks on ka väga klaari, 27. aasta valimised võita.